Maria Angletoorium, galaktilise inimese suhtlemiskool, pakub väga laiapõhjalist isiksust muutvat haridust. Kõige muu juures aidatakse inimeste tegelikke andeid välja tuua, neid arendada ja treenitakse andepõhist tegevust. Mina olen selles treeningus tänaseks olnud 12 aastat ja 8 kuud. 2021. aasta juulikuust kannan ma ametlikult enda uut identiteeti väljendavat tsiviilnime ehk avatarnime Hüpaatia. Minu peamiseks teenusesuunaks on pärimusteraapia. See sisaldab siis 2 osa, ehk üks on looduskümblus metsakümbluse meetodil ja teiseks on massaaž. Nüüdseks oleme jõudnud selle projekti arendamisel sellesse etappi, kus tuleb otsustada, kas jätkata ravilise ettevõtte meeskonnas ehk esindada Maria Angletooriumit kutsega terapeutina. Ja siinkohal ütlen oma kindla otsuse, et soovin jätkata meeskonna tuumikus, sest soovin panustada järjest enam sellesse projekti ja meeskonna töösse. Ja soovin enda annetega inimesi aidata. Meie maailma murede põhjuseks on suuresti vähene suhtlemisoskus ja inimeste sotsiaalsete vajaduste eiramine või pisendamine. Sotsiaalsete oskuste mõistekaardilt ma pean enda teenusega kõige rohkem ühtivaks just seda 5. silti, mis on siis oskus suhelda ja mõista teiste tundeid, et see on minu mõlemas teenuses väga oluline. Et loodusteraapias ma olen nüüd saanud kogemuse nii 1-1 teenuse pakkumisel ühe inimesega niimoodi looduse tunnetamise ja kõigi meelte kasutamise läbi, aga ma olen ka grupiga tööd teinud meie viimasel praktikaperioodil ja seal see on kõige värskem kogemus, kus tuleb tunnetada seda, kuidas osalejad aru saavad, kaasa minna nende enda mõtteavaldustega, jälgida ja vastavalt reageerida. Massaažil on, võiks ütelda, et isegi olulisem selline teiste tunnete ja tundmuste tajumine, sest massaaži võib inimene tulla väga kapseldunult, võib-olla ta pelgab puudutust, et kuna see on niisugune intiimne kontakt, igaüks seda ei tule niimoodi avatult kohe võib-olla massöörile vastu. Olulisem, et saada see hea kontakt ja inimene lõdvestuks.